Ma jään üksi, keegi ei saa mind aidata toidu püüdmisel ja mul on ellujäämiseks ainult käsioda Austraalia kõige metsikumas keskkonnas. Ja see seiklus algab just praegu. Tere hommikust teile, kutid! Me oleme praegu kaugetel mangroovi madalikel ja see, mida me täna teeme, kutid, on täiesti hullumeelne. Me hakkame uurima kõiki neid metsikuid alasid läbi nende mangroovi metsade ja me hakkame otsima toitu. Kõik, mis mul täna on, kutid, on see käsioda siin. Ja las ma ütlen teile, meil pole mingit võimalust täna õhtul nälga jääda. Nendes mangroovisüsteemides on nii palju elu. See on peaaegu nagu ökosüsteem, kus noored loomad saavad kasvada ja tugevaks saada. Siin on suuri mudakrabisid, kalu, raiasid ja igasuguseid liike. Ja ma tunnen õhus mingit lõhna. Täpselt nii, kallis. Me oleme tagasi Austraalias ja me ajame taga hiiglaslikke mudakrabesid. Olgu, hakkame neid mangroove uurima. Lähme! Mees, pole tõesti midagi paremat kui lihtsalt siin Austraalia kaunis looduses olla. Vesi on kristallselge. Elu on igal pool ja nendes mangroovides, kutid, leidub nii palju toitu. Praegu on meil tohutult madal mõõn. Ja te näete, et pinnal on vaid õhuke veekiht, aga loodetavasti see kaob peagi ja annab meile võimaluse. Meil on tõenäoliselt ainult 2–3 tundi aega siin mangroovides jahti pidada, enne kui kõik läbi saab, sest siin vahenduvad tõus ja mõõn iga 6 tunni tagant. Vaadake seda praegu. Te näete, et siin on kõik need suured augud. Need on raidelt, nad tulevad siia, imevad kõik krabid, vähid ja muu, mis kaldal on endale sisse. Nii nad toituvadki. Sa tead, et oled tagasi Austraalias, kui satud igal pool ämbliku võrkudesse. Tead ju küll, ämblik pole kellelegi viga teinud, eks? Lähme viin su koju. Asi läheb juba tõsiseks. Lähme. Ma pole kunagi elus nii väga krabisid tahtnud saada. Lõikame mõned värsked augud sisse. See ei kõla õigesti. See väike oja, mis lookleb läbi mangroovide. Ja see saab olema meile hea koht, sest kui vesi sisse tuleb, voolab see välja ja see tekitab krabidele justkui laisa jõe, kus nad saavad lihtsalt istuda, puhata ja nautida tasuta sõitu. Ja loodetavasti võtame ühe üles selle laisa jõe pealt. Vaene tegelane ei saa arugi, mis teda tabas. Issand jumal, vaata seda asja! Kas te näete seda siin? See on hiiglasliku mudakrabi auk. Kui seal midagi sees on, siis see asi on sõna otseses mõttes koljat. Ma arvan, et me läheme sisse. Mulle meeldib, kuidas ma lihtsalt naeran selle üle, et ma tõenäoliselt kaotan oma käe, kui ma oma kuradi pea sinna sisse panen. Olgu, siin on täiesti hiiglaslik auk, kutid. Nii et me vaatame, kas seal sees on koletiskrabi. Olgu, ma arvan, et see auk läheb allapoole ja siis haakub, ma arvan, et see keerab vasakule. Nii et ma lihtsalt panen oma käe sinna sisse, seal on suur krabi. Ma üritan panna oma käe vastu, ma arvan, väliskülge või alla ja siis lihtsalt katsun, kus tema keha on. Vaatan, kas ma saan mõnest tema jäsemest kinni haarata ja siis ta lihtsalt august välja tõmmata. Jah, see on minu käsi seal all. Ma panin lihtsalt kogu oma pea sinna alla. Ma ikka veel ei ulatu taha, aga ma lihtsalt veendun, et seal sees pole midagi. Ma ei ulatu isegi selle asja augu tahaosani. See auk peab olema umbes 0,5 meetrit lai, võib-olla natuke suurem, nii et see krabi on tohutu mees. Võtame oma mütsi ja liigume edasi. Samuti Offshore Talesi müts. Kõik on praegu saadaval offshoretales.com. Mine ja võta midagi. Liigume edasi, lähme järgmises osas, kui mul on 3 pead ja 12 jäset, siis te teate, kust see tuli, mees. See vesi on täiesti... Te ei taha teada, mis maitsega see on. Kui te, kutid, siin olete, bro, mis toimub? Tundub, nagu oleksin just šokolaadikooki kaevanud. Mul on nägu mudane. Olgu, ma pean end puurtaks tegema. See on naeruväärne, mees. Kui te, kutid, kunagi siia mudakrabisid otsima tulete, siis on põhimõtteliselt 2 asja, mida te otsite. Ja see on, et mitte libastuda. Ei, ma lihtsalt teen nalja. Mida te otsite, kutid, on põhimõtteliselt sügav mangroovisüsteem. Nagu juured, nad poevad juurte alla ja matavad end muda sisse. Muidu on seal suured augud ja just neid me otsimegi. Me saame oma käed sinna pista ja lõigata välja mõned värsked augud. Nüüd, kutid, ma just leidsin ühe ohustatud liigi, väga haruldase looma. Ja see siin, see on see, mida me nimetame Austraalia õllepudeliks, mis lõikab mu jalad kindlasti katki, sest ma jooksen praegu paljajalu. Nagu te näete, soovitan ma teil tungivalt jalanõusid kanda.
ärge tehke nii nagu mina. Aga me paneme selle asja puu otsa ja loodetavasti keegi ei astu sellele, kui nad siit kunagi välja tulevad. Olgem ausad, keegi ei tule siia. Keegi pole selline veidrik nagu mina. Olgu, vaadake järgi. Jah, seal on krabi. Kas te kuulete seda? See on krabi. Jah, seal sees on krabi. Ta on päris ärevin, sõber. Olgu, sain ta kätte. Siil ta on. Vaata seda elukat seal. Ilus väike emane. Anna mulle üks hetk, kui ma proovin naist taltsutada. Lase lahti. Nagu te näete, siin on täiesti ilus väike emane krabi. Tal on siin lai keha ja see on sellepärast, et seal all hoiavad nad kriiki oma mune. Nii et mida me teeme, on see, et vaatame teda korralikult. Me kõditame teda natuke kõhu alt ja laseme ta lahti otse sinna alla tagasi. Hästi! See on ilus mees. Hästi, liigume edasi. See ei ole see, keda me otsime, aga see on hea märk. See on võimas märgid. Näha siin kõiki neid emasloomi. Aga mida me otsime, on see suur isane. Need suured, paksud isased, sõber. See ei kõla õigesti. Need, kellel testosteroon moolab. Praegu pole siin väljas jahe. Ma higistan nagu kuradi krokodiil käekotitehases. Olgu, meil on siin veel üks krabikutid. Ma näitan teile täpselt, mida ma mõtlesin, kui rääkisin sellest, kuidas nad end muda sisse matavad. Ja te näete ainult nende kesta väliskülge. See ongi tegelikult krabi seal. Olgu, seda ei tohiks olla raske kätte saada. Nii et ma võtan ta välja ja vaatame teda lähemalt. Ta on lihtsalt väike tegelane. Nagu näete, ilus väike isane. See siin on liiga väike kutid. Paneme ta tagasi ja ta kasvab suureks. Ja just seda me siin otsimegi, selle asja suuremat venda. Kuule, ma märkasin siin korralikku suurt krabi. Ma ei tea, kuidas me selle kätte saame, aga see on tõeline koletis. Ma ei tea. Ja sa näed seda, see on seal. Ta on end sügavale peitnud. Miks need suured tegelased alati nii sügaval peavad olema? Ma pean ta üles äratama ja vaatama, mis saab. Loodetavasti üritab ta välja lipsata sealt, kus ta istub ja joosta avatud pinnale. Siis saan ma ta paljaste kätega kinni püüda. See olen mina, kes tema kesta vastu kolistab. Vaata seda. See on päris lahe. Ma just tõmbasin ühe neist suurtest küünistest välja. Sa näed seda kohe siin. See on ka väike. See teine on palju suurem. Ma vihkan seda teha, kutid, aga mul pole muud võimalust teda välja saada. Ja ma tean, et ta on suur isane. Ma ei teeks seda, kui ma ei teaks, et ta on suur isane, sest emastel pole nii suuri küüsi. Issand jumal, ma võiksin järgmised 3 tundi proovida seda krabi välja saada, kutid. Aga ta on mulle selle hiiglasliku küüsi siia andnud. Ja teate mis? Ta väärib elada. Ta on oma vabaduse välja teeninud, see krabi mees. See teine küüs, mis tal oli umbes 2 korda suurem kui see, mille ma ära tõmbasin. See, mille ma ära tõmbasin, oli alles tagasi kasvamas ja see teine oli tohutu. Aga mida ta tegi, oli see, et ta hoidis seal sees mangrovide küljes kinni. Nii et kui ma proovisin teda välja tõmmata, siis ta lihtsalt ei lasknud lahti ja mul polnud mingit võimalust sinna sisse pääseda. See üks küüs, sellest ei piisa, et meid ära toita. Ma leidsin just ühe tõelise hiidkrabi, kes istub siin samas mangrovis, kutid. Jah, meil on krabid, täitsa ärevil. Seal ta ongi, kutid. Ta üritab mind näpistada. Nüüd peame leidma viisi, kuidas see asi välja saada. Olgu see krabi, kutid. Ta ei tee koostööd, mees. Ma arvan, et mul on muda üle kogu näo. Me läheme praegu sõtta. Ma lähen otse sündmuste keerisesse, mees. Mis toimub? Ta on end sügavale nende mangrovide vahele peitnud, kutid. Ja ta on end lihtsalt mangroovi juure vastu kinni kiilunud. Nii et meil pole eriti võimalust teda kätte saada, kui me ei lähe pea ees sinna mangroovi süsteemi. Te ju tunnete mind. Me läheme pea ees sisse. Ma panen selle seljakoti siia maha ja me sukeldume otse sündmuste keerisesse. Lähme. Olgu. Ma panen selle seljakoti maha. Kas sa tahad, et ma sukeldun mangruuvidesse? Lähme. See on minu võimalus. Siin ta on. Ma lähen palja käsi peale. Sa peaaegu said mu kätte. Ei! Oi. Ta just pillas ühe oma küünistest. Aga vaata seda asja, mees. See on alles kuradi hiigelküünis. Kas sa teed nalja? Lase lahti, sõber. Lase lahti. Lase lahti. Lase lahti. Issand jumal, kutid. Vaadake seda suurt jurakat siin. Ta on oma küünised meie ette maha poetanud. Te näete ise. Aga seal on ühed hiiglaslikud küünised. Need asjad on liha täis.
Ta on kena krabi, näete ise siin, tal on ilus veekuju all, see tähendab, et ta on isane. Las ma ütlen, me paneme selle hiljem tulele küpsema, see on kindel. Lähme, kallis. Ma sain ta kätte. Ta on ilus krabi. Kui ma teile ütlesin, et sukeldume pea ees mangroovidesse, siis ma ei valetanud. Me ei ole siin selleks, et röövikutele kingi jalga panna, nii et jätkame samas vaimus ja vaatame, mida veel leiame. Aga sellest tuleb üks eepiline einemees, saed vinge. Nüüd näete, kogu see vesi on sisse voolanud ja mangroovid täitnud. Aga ma tahan vaadata, kas saan veel süüa, kutid. Ma tahan korraldada mereandide pidusöögi. Nii et mida me teeme, on see, et vahetame mudased mangroovid välja. Ma tunnen ikka veel seda muda maitset suus. Ja me läheme nüüd selle kristallsinise vee juurde. See ongi meie plaan. Ma ei jõua ära oodata, et sinna jõuda. Lähme! Olgu kutid, me oleme praegu tagasi rannas ja meil on olnud üks kõige pöörasemaid päevi. Nagu näete, oleme korralikult saaki saanud. Siin on meil need hiiglaslikud mudakrabi küüned ja me leidsime ka selle kristallselge vee ja ma ei suuda uskuda, kui pöörased need vasarhaid olid.
Te nägite, kuidas ma selle kala lasin ja ma lausa peksin seda. See elukas tuli üles, hammustas mu oda ja kõike muud. Aga praegu, kutid, meil on ees päikeseloojangu grillpidu, mis kohe algab, aga see pole veel kõik. Meil on ka väike üllatus. Olgu, tulge nüüd. See siin on minu õetütar. Tema nimi on Sara ja ta on selle kanali kõige suurem fänn. Kui te olete vanad olijad, siis te ehk mäletate teda, aga ta liitub minuga sellel grillpeol ja juhtub nii, et meil on praegu ühesugused riided seljas. Kogu varustus, kui te tahate seda endale saada, on pärinud offshoretales.comist ja praegu peame me tule üles tegema. Olgu, mida sa tahad koguda? Kas tahad võtta süütematerjali või tahad võtta puid? Puid. Tahad võtta puid? Hästi, tema läheb puid võtma ja mina lähen süütematerjali koguma. Paneme tule üles ja hakkame seda pidusööki valmistama. Sobib? Jah. Hästi, lähme korjame puid. Mina hakkan nüüd süütematerjali koguma. Jah, vaadake seda vikerkaart seal taustal. See on täiesti uskumatu. Nüüd lähme põõsastesse. Näete, siin on kõik see kraam. See sobib ideaalselt. Korjame seda palju ja sellest saab meie süütematerjal. Ja ka Zäsi on siia puid kogunud. Nii et mida me teeme, on see, et paneme lõkke põlema ja paneme kogu selle mereanni küpsema. Kas sa oled näljane? Jah. Ma loodan, et sul on kõht tühi, sest me hakkame kohe pihta. Ma olen nii elevil. Te näete ise praegu, meil on tuli üles tehtud. See põleb vaikselt. Puit on lõpuks tuld võtnud. See ei suitse enam nii palju. Mida me nüüd teeme, on see, et võtame selle värske puutüki ja kasutame seda tegelikult oma kala jaoks, sest see roheline puutükk siin on meie oma. See ei põle tule kohal ära. Me võtame kõik oksad ja muu selle küljest ära. Ja siis? Mis me siis teeme? On ilmselt see, et võtame selle. Monoton. Hästi. Jagame selle pooleks. Ja just see siin sobib meie kalade jaoks ideaalselt. Hästi, sina võta oma, mina võtan oma. Võtame kumbki ühe kala, eks. Nii et mida sa teed, on see, et võtad siit oma kepi. Tahad oma kala leida? Haara suust. Ava see. Hoia tugevalt. Okei, suru kõvasti. Nii, jätka, suru edasi. Mine. Nii, olemas. Täiuslik. Hästi. Ja te näete seda kohe siin, vaadake seda. See on üks kala värske puutüki otsas. Hästi. Mida sa nüüd teed? Kaevad selle liiva sisse, tule kohale. Kaeva see liiva sisse, tule kohale. Kaeva see sisse. Ei. Kaeva see korralikult sisse, just nii. Sa ei taha, et see ümber kukuks? Siis veendume, et see istub ilusti tule kohal. Nii, te näete praegu, meie kala küpseb aeglaselt. Vaadake seda, see küpseb. Nüüd võtame krabi ette. Olgu. Paneme selle otse sütele, mehed. Nii, okei, pane krabi peale. Siin, viska see ka peale. Pane see peale. Väga hea. Olgu, peame selle tule lõõmas hoidma. Mu silmad täiega kipitavad. Kuidas sinu silmadega on? Kui näljane sa oled? Kas sul on kõht tühi? Jah. Kas sul on kõht tühi? Olgu, meil on mõlemal kõht täiesti tühi. Meil on mereande, mudakrabi ja ka ilusat kala. Sarsi tantsib siin taga, nagu ikka, ma lihtsalt naudin kõike, sest meil oli täna uskumatu päev, sõbrad. Ja praegu on lihtsalt midagi selles, et olen rannas koos oma perega. Te teate, et olen nii kaua Indoneesias olnud, nii et lihtsalt olla siin koos oma perega ja jagada seda, mida ma teen. Käia seiklemas, toitu püüdmas ja elada nii palju kui võimalik loodusest. See on lihtsalt õnnistus, mees. Praegu on see ikka väga eriline. Kus kurat Saasi on? Saasi, tule tagasi. Toit on nüüd valmis, oled valmis? Mii, sa näed nüüd krabisid. Need hakkavad muutuma erksaks punaseks. See tähendab, et need hakkavad küpsema. Kala vajab ilmselt veel natuke aega. Kui elevin sa oled? Ja 10. 10. Ole ettevaatlik oma juustega. Ma ei taha, et sa põlema läheksid. Ei, sa pead seda tegema. Zizi. Üks pikk, aeglane hingedame. Nii, väga hea, see on parem. Päike loojub praegu. Meie kala on ilmselt küpsenud umbes 15 minutit. Ma arvan, et ta on peaaegu valmis. Hästi, nüüd võtame selle ära. Hästi, vaata seda. Hästi, see on valmis. Vaata seda kala seal, ta on peaaegu valmis. Hästi, paneme selle kõrvale. Nüüd peame oma krabi välja võtma. Krampsuv. Kui ta ütleb krõmpsuv, siis peab ta silmas, et see on kõrbenud. Natuke kõrbenud. Ei, ma lihtsalt pillasin selle liiva sisse.
hetk on käes, kutid. Tuli põleb ja on aeg asuda selle täiesti pöörase eine kallale. Ma olen nii elevil. Olgu, võta oma kala, see väike siin. Kas proovime kõigepealt kala? jaa. olgu, proovime kõigepealt kala. Vaata seda, meil on 2 ilusat väikest revalit. Õige? Mida sa teha tahad, on võtta oma kala, haarata välimisest nahakihist ja lihtsalt tõmmata see tagasi. Nahk on sõna otseses mõttes lihtsalt liha küljest ära tulnud. kuidas sa seda nii kiiresti tegid? Hästi. Hästi, kas sul on oma kala vardas? Vaata seda, ilus valge liha. Hästi, sööme selle ära. jah, Hästi, kui palju punkte sa sellele 10-st annad, ausalt? võib-olla 9,5. 9,5. Nii hea. Hästi, noh, tema annab kalale 9,5 punkti. Huvitav, mitu punkti ta annab mudakraabile? See on ookeani puldakomm. Nii, võtame siis. Võta enda oma, mina võtan enda oma. Vaata seda, see on puhas liha. Proovime ära, pane suhu. Terviseks. Pole midagi paremat kui mudakrabid. Mis hinde sa sellele annad? 90-st. 90-st. See on olnud üks kõige ägedamaid päevi, mis meil kunagi olnud on, kutid. Mida sa tahad inimestele öelda, Säsi? pange like ja tellige kanal. Pange like ja tellige kanal ning näeme järgmisel pöörasel seiklusel. Kui vana sa oled? 12. ma mõtlen, et ma saan 14 päeva pärast 12-aastaseks. Kui palju 11-aastased üle maailma saavad istuda rannas lõkke ääres ja süüa mudakrabi, mis täna kinni püüti? See krabi jooksis täna sõna otseses mõttes mangroovide vahel ringi. Terviseks!